See on Rocky, üks igati muhe ja tore koerahärra. Tallinna loomade hoiupaiga maskotiks saanud kuitsat teavad külastajad palli järgi. See on tal kogu aeg hambus, praktiliselt ilma pallita teda ei näegi. Rocky sattus varjupaika pärast peremehe surma. Eaka taadi 2 koera Rocky ja Mansu jäid ripakile. Pärijatel polnud aega ega tahtmist penidega jännata. Pahatihti juhtub ikka nii, et pärijad löövad lahinguid kas või tühipall ja püksinööbi pärast, aga kadunukesele eluõhtul tröösti ja seltsi pakkunud loomadest pole neil sooja ega külma. Lemmikud kuuluvad prahi hulka, millest ihaldatud kinnisvara kättesaamisel esimese asjana lahti püütakse saada. Tema lahutamatu kaaslane on pall. Oskad sa öelda, miks ta seda palli kogu aeg hambus hoiab? Ma arvan, et need on mälestused eelmisest kodust ja elust, et võib-olla see on nagu kindlustunne. Uus kodu loomade varjupaigas oli koertele võõras. See oli liiga kitsas ja pisike. Enne elasid kuitsad suure aiaga eramus. Mansul läks siiski paremini ja õige pea leidis ta endale uue ning armastava pere. Rockit ei tahtnud aga keegi. Tema ainsaks lohutuseks olid vaid peretütre harvad külaskäigud. Tänaseks on paraku needki otsa saanud, tütar on oma isa sõbra unustanud. Ühel korral siiski oli ka Rockil uuele kodule lootust. Ta viidi korterisse ja seal lõhkus ta ära kõik võimalikud asjad. Et ta on elanud aias lahtiselt, rihma otsas ta eriti käia ei oska. Rocky armastab tõesti väga just palle. Palli hoiab kuitsa hambus. Kuidas seletada sellist kummalist pallikiindumust? Tegelikult on asi ju sedasi, et koer on koduhunt ja tema perekond, nii palju või vähe kui teda on, see on tema kari. Ja ilmselt on see pall üks niisugune asi, küllap see peremeski talle aega palli viskas ja mis meenutab talle seda vana head aega ja laseb tal unustada seda, et ta oma karjajuhist on ilma jäänud. Nii et selles mõttes see on üks pidepunkt, eks inimestega on ju sedasi, et kui on midagigi, mis meenutab seda, millest on ilma jäädud, kas see on mõni lähedane või mõni muu asi, siis sellest hoitakse kinni. Kas loomad tunnevad ka siis hingevalu ja leina näiteks? Muidugi tunnevad, tähendab, nad ei teadvusta seda nii, nagu inimene teeb, aga inimlikus tõlkes on see igal juhul see sama. See on loomulikult stressiolukord. Kahtlemata, iga koera jaoks on peremehe kaotamine väga stressogeenne faktor, väga kõrge pinge tekib loomal, selge see. Ja loomulikult, kui juhti ei ole, koer on nõutu, kes ta on? No, ta oli juhi lemmik ja nüüd juhti ei ole, kes ta on? See on stressogeenne olukord, loomulikult ta, ütleme inimlikult, leinab. Loomade varjupaik loobus vahepeal Rockist ära andmast ja lubas hoolitseda tema eest kuni maiste päevade lõpuni. Täna siiski otsitakse ikka veel uut kodu. Millest siis selline meelemuutus? See oli eelmise juhataja otsus, et ta arvas, et Rockil on siin väga hea ja ta võib oma elupäevade lõpuni siin olla. Aga kuna nüüd on uus juhataja, siis me arvame, et see ei ole õige. Igal koeral peaks olema oma kodu. Milline ta tervislik seisund on ja kui vana ta on? Ma näen, et jalad on tal üsna kanged. Ta peaks olema nüüd umbes 10-aastane. Et kuna ta liigub siin nii vähe, siis tagumised jalad on tal juba veidikene ära. Aga kui ta saaks liikuma ja kuhugi rahulikku keskkonda, siis ma arvan, et ta elaks veel mõnigi aasta. Mis saab aga pensipõlve pidavast Rockist ja kas Eestis leidub inimest, kes eakale kutsale ka väärika vanaduspõlve kindlustaks? Et milline perekond oleks siis Rockile sobilik kodu pakkuma ja millega nad peavad arvestama? Kindlasti peavad nad arvestama sellega, et ta ei ela enam väga kaua, ilmselt 2-3 aastat. Ja
ilmselt ka ravikuludega, et neid tagumisi jalgu natukenegi paremaks aidata teha. Kindlasti peaks olema oma aed, kus ta saaks rahulikult oma asju ajada ja oleks väga hea, kui oleks mõni emane koer talle seltsiks. Mõtled mujale? Just. Kui ta on nüüd varjupaigas, seal hulk võõraid koeri, kõik on stressis, kõik niutsuvad, kõik teevad mureliku looma hääld ja nad häälitsevad seal mitte vähe, eks ole. Nii et olukord on pidevalt stressogeenne. Tulgu keegi kiiresti võtkuda endale päästkuda sealt, eks ole. Hoiame siis pöialt nii Rokile kui ka teistele varjupaiga asukatele. Tema piidleb vaid vargsi läbi puurivõre ja loodab salamisi, et ehk leiab temagi veel omale päris kodu ja päris peremehe.